Nonii, tervist! Pole ammu midagi filminud siin, et mõtlesin, et räägin siis enda S4-st siin. Et peale pidurite, esipidurite tegemist läks roolivõimu toru puruks mingi hetk. Et ta oli seal lati küljes metalltoru, survetoru, et see oli nii roostes, et roostetas läbi üks hetk lihtsalt. Põhimõtteliselt nüüd on enamus roolivõimu voolikud välja vahetatud. Üks pumpa minev voolik on vana veel ja osaliselt seda survetoru on vana. See survetoru oli 3 osast. See siin kõige latipoolsem, see spiraal, see läks uus nagu. Ja mis siin veel on olnud, siis summuti oli nii roostes, et viimased pütid kukkusid üldse alt ära ja eks ülejäänud summuti oleks ka mingi hetk ära kukkunud. Sukad ja mis seal puruks olid kõik. Lisaks olid katalüsaatorid sulanud ja nii edasi. Et hetkel sai lihtsalt katid välja võetud ja uus summuti tehtud. Et sain ühe Audi mehe käest RS4 viimased pütid. Et need on veel klappidega. Mul originaalis oli ikka klappidega. Aga kuna RS4 otsad ei mahtunud hästi ära, siis ma pidin lõikama seda. See pole hetkel väga ilus. Et ma üritan sinna vaadata selle RS4 lisa sobitada kuidagi. Aga seda vaatab kunagi hiljem. Siin taga sai vahetatud ka parkimisandurid. Et kõik 4 andurit läksid originaalid. Kui ma ostsin selle auto, siis siia nurka läks üks B-osa andur ja see talv on üles ütelnud, et see ei töötanud enam. Ja kogemata vaatasin Force'i lehe pealt originaal anduri hinda, siis praegult oli mingi soodus hind ja ma sain 4 uut andurit, sain sama hinnaga, mis muidu oleks üks uus maksnud. Neil mingi laojääk või mingi siuke värk oli, et ma ei teagi päris täpselt, et see oli päris hea hinnaga olid need seal. Et siis sai kõik 4 tükki uued pandud. 3 tükki olid originaalid tegelikult, need töötasid veel, aga need jäid mulle siis riiulisse igaks juhuks varuks nagu. Täna mul on plaan siis vahetada lõpuks ära see kõrvalistu ja aknatõstuk. Mul originaaltükk on olemas siin, pean polstri maha kiskuma ja siis saan ta ära vahetada. Üks probleem juhtus veel muidugi tegelikult. Ma ei tea, pole lahendust leidnud sellele. Et juhiiste, need funktsioonid ei tööta siin. See nupp töötab, et lambist üks hetk lõpetas töö. Ma nii palju vaatasin, et siia tuleb vool peale, aga nendel ei tule. Ja nii palju, kui ma vahele mahtusin sinna, siis istmale tuleb ka vool peale. Et arvatavasti istmal selle plokiga juhtunud midagi, et peaks oma selle A4 küljest võtma selle ploki korra prooviks, selle VR6 A4. Aga ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, et sinna ligi pääseda on suht keeruline, et ma pean mõtlema, kas saan kuidagi äkki istme lahti lasta. Aga ma täna tegelen selle aknatõstukiga siis. Põhimõtteliselt on vaja see liist ära võtta ja siin on kruvi ja siin all vist on kruvisid ja siin liistu taga on kruvid. Et seda liistu tuleks siit poolt hakata kiskuma, et siit tuleb lihtsalt tõmmates välja üks hetk. No nii, aknatõstuk on vahetatud. Siin oli mingi B-osa küljes, et aru pole saada, et kuskilt tahaks katki minna, aga ragises jubedalt. Et sellepärast ma B-osa ei tahtnudki panna siia. Et uus on küljes, aken liigub,
Siin oli kallal käidud juba, siit oli üks polt puudu, polstri oma. Ja see, mis ma ennem näitasin selle liistuga, et ära tõmmata, siis siit poolt on see naga puruks tõmmatud. Ja põhimõtteliselt läksid nüüd uued tüüblid siia. Ja nüüd ma panen selle tagasi polstri. Nii, ja siis sai veel hunnik pirn ära vahetatud. Need uste omad alumine siit, selle tagumise ukse oma ja istme oma. Et need asjad olid ka läbi. Aga mu hetkel siin vist rohkem pole midagi teha, et või noh, ei viitsi teha. Et see aken töötab nüüd ilusti. Ei ragis enam. Ja kinni ka ei poo, et ennem ta poos kinni. Mis muidugi on, see lüliti oleks pidanud ära vahetama, et see ülesse tõstmise funktsioon ei taha hästi toimida. Aga noh, seda mul hetkel ei olnud ja siis vaatab teine kord seda asja. Aga selleks korraks on kõik, ma arvan, et pane like ja subscribe ja pane alla mingi kommentaar ka. Kui keegi on selle juhi istmega sama probleemiga olnud, siis võib kommenteerida, mida vaadata sealt.